Lähme edasi, see professor Mälksoo kontseptsioon oligi, et alguses on suur pilt ja soovitused ja õppetunnid ja siis arutame omavahel konstruktiivselt, ilma kohmaka tõlkega, et kuidas asjad tegelikult on ja mis sisu me võiksime anda siis ja kuidas me võime ka abiks olla Välisministeeriumile, kes siis järgmine aasta koostab uue kava. Ja te näete, et Marko Mihkelson on ka paneeli liige, ta praegu juhib Riigikogu väliskomisjoni koosolekut, ta lubas kohe tulla, aga siis muudame järjekorda natuke, et jätame tema viimaseks ja muudaksime siin ka, et härra Paet oleks esimene ja ma arvan, et see on täiesti loogiline, sest Eesti arengukoostöö tegelikult väga vana ei ole ja suur osa sellest ajast, kui Eesti on üldse arengukoostööga tegelenud, on Urmas Paet olnud Eesti välisminister, Välisministeerium on siis juhtinud meie arengukoostööd, nii et võib ju väita, et Urmas on suunanud, on kujundanud, on vastutanud, on üles ehitanud Eesti arengukoostöö, et Urmas on tegelikult, või ütleme nii, et Eesti arengukoostöö on Urmase nägu. Nii et ma arvan, et on igati sobilik alustada sinuga ja võib-olla kui tagasi vaadata, et mis on hästi tehtud ja mis on võib-olla vähem hästi tehtud ja mis ei ole üldse kukkunud välja nii, nagu peaks. Et kindlasti on sul kergem alustada nende positiivsete asjadega, aga nüüd oletame, et sa oled natuke rohkem vaba mees kui varem, et siis me kuuleme seda teist poolt ka natuke. Palun mikrofon. No nii, kõigepealt tere päevast ja ma ei ole varem muidugi täheldanud Andrese juures sellist liialdustesse kaldumist, et seda ta muidugi hetkel just tegi, nii et aitäh nende kommentaaride eest, aga kindlasti ma ei pretendeeri sellele, et Eesti arengukoostöö kuidagi minu nägu on, et Eesti arengukoostöö on kõigi nende inimeste oskuste nägu ja panustamiste nägu, kes aastate jooksul on seda teinud, et siin muidugi lisaks Välisministeeriumile ja väga paljudele Välisministeeriumi inimestele on olnud see võimalik seni ka ainult loomulikult meie siis kolmanda sektori ja NGO-de koostöös, et kui vaadata ka seda, kes on teostanud enamikku Eesti arengukoostöö projekte, kust on tulnud ka väga paljud ideed, siis see on just tulnud sealt, kus ta peab tulema, ehk kolmandast sektorist. Aga kuna meie jutt peaks olema tulevikku pigem suunatud kui minevikku, et siis kui vaadata meie senist arengukoostöö valdkonna arengut, siis ma arvan, ta on olnud tegelikult päris kiire, et nii rahalises mõttes kui ka teemade laienemise mõttes, kui ka geograafia mõttes ja seda viimast eriti võib-olla siin viimasel paaril aastal. Ja tulevikku vaadates muidugi see nii tegelikult peaks ka praegu jätkuma, sest kui me kõiki neid valdkondi vaatame, siis rahaliselt arusaadavatel ilmselt põhjustel ei ole me täna jõudnud veel sellesse seisu, mis mõni aasta tagasi eesmärgiks sai seatud siis suhtena sisemajanduse kogutoodangusse, et järgmise aasta eelarve eelnõus, ma nüüd mälu järgi ütlen, aga see suurusjärk suhtena siis sisemajanduse kogutoodangusse ei ole see, mida me ideaalis oleksime tahtnud, järgmisel aastal see on suurusjärk kuskil 1,14% siis protsenti SKT-st, selline tagasihoidlik eesmärk oli jõuda 1,17 peale ja ütleme siin Euroopa Liidu soovitused mõni aasta tagasi, vabandust, 0,. Et Euroopa Liidu soovitused olid uutel liikmesriikidel 0,35 siin mõned aastad tagasi, aga siis ei olnud see suur majanduskriis veel jõuliselt sisse tulnud, nii et see majanduskriis muidugi on oma korrektiivid teinud. Nii et kui me rahalist poolt vaatame, siis absoluutnumbrites on arengukoostöö eelarve viimastel aastatel kogu aeg kasvanud ja teeb seda ka järgmise aasta eelarve eelnõus, kui võrrelda selle aasta omaga, aga siis suhtena soovitusse ei ole ta päris seal, kus ta võiks olla. Mis puudutab sisu poolt teemade osas, siis ma arvan, et ka siin lähematel aegadel
selline teatav spetsialiseerumine edasi mingitele konkreetsetele valdkondadele on jätkuvalt vajalik. Minu enda subjektiivsed eelistused selles osas on kindlasti seotud haridusega, tervishoiuga ja siis ka, ütleme, sellise õigusriigi ülesehitamisega ja meie nii kogemuste kui siis ka praktilise abi andmisega nendes valdkondades. Aga see ei peaks olema muidugi ammendav loetelu, sest nagu me kõik teame, elu toob ette ka selliseid häid võimalusi, kus mingisugusel muul teemal või muus valdkonnas arengukoostöö projekti tegemine võib anda hoopis muud kasu ka Eesti imidžile laiemalt. Ja kolmas teema, mis geograafiat puudutab, et siin on meil nüüd aastaid olnud, 4 arengukoostöö peamist partnerriiki, 3 siis endist Nõukogude Liidu osa, Ukraina, Moldova ja Gruusia, lisaks Afganistan. Et ma arvan, et selle uue arengukava tegemisel ja uute plaanide tegemisel kindlasti tuleb vaadata maailma selles osas avaramalt. Et juba ka praegu, hoolimata sellest, et on need 4 prioriteetriiki, tegelikult näiteks meie kõikvõimalik infotehnoloogia ja e-arenduste vastu on huvi palju suuremas hulgas riikides, kus me oleme ka neid projekte teinud, lisaks näiteks ka tuues siia juurde ka sellise poliitilise joone, kuigi ma tean, et ka paljudele arengukoostöö inimestele ei meeldi, kui neid asju koos vaadatakse, aga siiski, et kui me näiteks soovime jätkata edukat kandideerimist ja soovitavalt ka tulemuslikult näiteks ÜRO Julgeolekunõukokku aastal 2019, selleks, et 2020 seal olla, siis kui vaadata ka paljude teiste riikide, just väiksemate riikide praktikat, siis ka neid agendasid siiski püütakse ühtlustada, et pöörata tähelepanu ka tihti sellistele väikestele riikidele, aga keda on suhteliselt palju, saareriigid Vaikses ookeanis, Kariibi meres, igaüks ju hääletab enda eest ja iga hääl loeb, samas arengu abivajadus nendes riikides teatud valdkondades on päris suur, nii et ka selline geograafiline pilt, mis siis siiski peaks kokku langema ka meie soovidega maailma parandada teistes valdkondades. Et selles osas kindlasti neid seoseid tuleb silmas pidada. Ja see ei ole nüüd otseselt arengu abi, aga üks eelarvepott on ta ikka, on kõik see siis, mis puudutab humanitaarabi, et nagu me kõik oleme märganud, ega see maailm lihtsamaks ei ole läinud, et häda ja viletsust on tulnud pigem juurde viimastel aegadel, et on ju ka teada kõik need üldnumbrid, mida ÜRO arenguabiorganisatsioonid ütlevad, et kui palju justkui tegelik vajadus täna maailmas oleks arenguabile ja kui palju siis suudetakse sellest katta, et mida aeg edasi, seda väiksemaks see osa sellest, mida katta suudetakse, läheb. Nii et kui me vaatame ju kas või siinsama Euroopat ja Euroopa vahetut naabrust, siis viimasel paaril aastal on neid kohti, neid konflikte, kus humanitaarabi vajadus on hüppeliselt kasvanud, on kiiresti juurde tulnud. On see Süüria, on see Iraak, Ukraina, mitmed Põhja-Aafrika riigid, aga sealt edasi ka Kesk-Aafrika piirkond, sealt edasi teisele poole ka kaugemale itta, nii et see konfliktitsoon ja probleemide tsoon ümber Euroopa on laienenud, mis tähendab ka seda, et ka see humanitaarabi otsene vajadus on suurenenud ja see on ka otseses seoses ju ka Euroopa enda arengute ja julgeolekuga sealhulgas, mis puudutab näiteks põgenike temaatikat ja põgenike lainete võimalikku leevendamist. Nii et kui vaadata ka seda seesmist proportsiooni, siis minu soovitus nüüd on küll ka järgmise aasta kontekstis sellele tänasele humanitaarabi poolele rohkem rõhku panna ja reageerida siis nendele esmastele suurtele probleemidele, mis ka meie piirkonnas on tekkinud. Ja võib-olla sellise sissejuhatava monoloogi lõpetuseks, et selles osas ka sissevaade, et nagu ma ka nimetasin, et seni on olnud ju üks olulisemaid praktilisi Eesti arengukoostöö projektide teostajaid ja kandjaid meie siis kolmas sektor. Et see kindlasti peaks ka niimoodi jääma ja võiks jääda, aga nagu te ise ka aru saate, et kõigi ressursside kasvuga, geograafia laiendamise ja kõigi nende muude asjadega loomulikult on
on ju vajalik, et ka meil siis Eesti riigis sees see sektor, kes suudab neid projekte kvaliteetselt teha, ka areneks ja kasvaks ja muidugi ka koostöö siis teiste riikidega, et ka võimalike nii-öelda ühisettevõtmiste ja ühisprojektide osakaal võiks kasvada, ennekõike nendes riikides, kus võib-olla teistel kogemust juba on ja Eestil veel nii palju ei ole. Et ma lõpetan oma sissejuhatava monoloogi siin ja siis pärast räägime edasi. Aga ma küsiks natuke edasi, võtaks sealt kinni, et sihtriikide kohta, et siin oli seal meil paneeli üks põhiküsimustest ja sa tõid ette esile üks päris huvitava mõtte, uus mõte, et mõeldes siis pikas perspektiivis või tegelikult mitte pikas, ütleme keskmises perspektiivis meie võimaliku ÜRO Julgeolekunõukogu kandideerimise peale, et peaks ehk isegi siis mõtlema mõnede riikide peale, mis ei ole üldse Eestis arutelu all olnud. Et see on poliitiliselt oleks väga põnev, aga samas muidugi see natuke vastuolus, millega sa just rääkisid siin sellest regionaalsest fookusest, ehk siis mis on olnud viimasel ajal, see on 4 sihtriiki ja nüüd viimasel ajal me oleme reageerinud Ukraina hädale. Et nii nagu ma olen aru saanud, et enamus ressurssid on nüüd suunatud kõik Ukraina aitamisele, et kuidas me saaksime siis need vajadused omavahel kokku panna ja võib-olla siia lisada ka veel, et uues strateegias, et me oleme lahkumas Afganistanist, kas see tähendab ka, et kui meie sõdurid pole enam seal, kas siis arengukoostöö ka peaks ära lõpetama? No kõige esimene vastus on see, et tuleb teha tark plaan, mis siis püüaks ikkagi nagu võimalikult palju siis ka Eesti enda huve ja visioone kajastada. Et on muidugi selge, et ilmselt ka tulevikus jäävad teatud riigid või riikide rühm, kuhu siis summa summaarselt rohkem on mõistlik ka arengukoostöö ressursse panna, kus on meie vastu võib-olla huvi suurem, kus me saame ka tegelikult nii-öelda vahet teha, pluss humanitaarabi, millest ma rääkisin, mis ka, ma arvan, et suhteliselt arvestades tänast olukorda maailmas peaks suurenema, aga kui ma rääkisin siin ka nendest muudest eesmärkidest, siis põhimõtteliselt, ega miks me tahame sinna näiteks Julgeolekunõukokku saada või miks me täna oleme ÜRO Inimõiguste Nõukogus, lõppude lõpuks kannavad tegelikult ikkagi ju suures osas seda sama eesmärki, miks me seda ka arengukoostööd üldse teeme. Nii et selles osas nad kindlasti ei ole kuidagi üksteisega vastu käivad. Kui konkreetselt rääkida, ma siin nimetasin ka suurt hulka väikseid riike, näiteks Vaikses ookeanis, näiteks Kariibi mere piirkonnas, kes kõik ÜROs hääletamisel on sama tähtsad oma ühe häälega kui ükskõik milline suur riik. Et nüüd ka lähemalt viimase aasta jooksul vaadates seda ja ka suheldes sealt kandi inimestega ja poliitikutega, siis iseenesest ütleme nii, et rahalises mõõtmes ei ole isegi seal need ootused teab mis suured, et peamiselt see, mis neile korda läheb, on, et neid üldse tähele pannakse ja siis tõesti mingisugused nii-öelda praktilised asjad, praktilised projektid, mis seal koha peal nende inimeste elatustaset ja elukvaliteeti väga selgelt tõsta annaksid. Ma ei tea, puudutab seal on väga palju sellist ka praktilisi asju alates tervishoiuteenustest ja tervishoiuvõimalustest, lõpetades elektri kättesaadavuse ja kõige sellega. Nii et kui me lähtume ka sellest, et arengukoostöö jätkuvalt üks peamisi eesmärke on vaesuse vähendamine, siis täpselt see ongi see asi, millega väga paljudes sellistes kohtades kõigepealt tegeleda tulebki. Aga see üks selles mõttes ma ei näe, et peaks välistama teist, lisaks nagu ma nimetasin, tuleb lihtsalt teha nii-öelda tark plaan, mis vaatab vähe pikema aja peale ette. Afganistani puhul minu seisukoht on see, et meie oma arengukoostöö osas kindlasti lähiaastatel arengukoostöösse panustamist ei peaks märkimisväärselt vähendama ja seda me oleme ju ka kogu aeg rääkinud ja see on ka usaldusväärsuse küsimus, et kui me räägime, et sõjaline panustamine lõpeb, aga see ei tähenda, et meile on selle riigi edasine
areng ükskõik, et me oleme ka korduvalt öelnud, et me tegelikult arengukoostöösse Afganistanis kavatseme edasi panustada, on need samad tervishoiu, hariduse ja õigusriigi valdkonnad, mis meil on olnud peamise tähelepanu Afganistanis, nii et ma selles osas pean õigeks seda jätkata, et ma arvan, et ka Eesti on sellesse riiki ja selle riigi normaalsesse toimetulekusse juba tänaseks väga palju investeerinud, et nüüd lihtsalt öelda, et kõik aitab. Et ma arvan, et täna see riik ei ole veel selles staadiumis, kus me võiksime öelda, et ega seal suurt enam arengukoostöö valdkonnas teha ei ole, et on küll, et loomulikult julgeoleku olukorras sõltub palju, et kui edukad ka need arengukoostöö tegevused olema saavad, aga tänase seisuga kindlasti mina arengukoostöö osas Afganistanist küll midagi ei vähendaks, et selleks peaks see riik saama ikkagi rohkem jalad alla. Aitäh! Riina, sina kui vabakonna esindaja ja MTÜ Mondo juhatuse liige, kes on võib-olla kõige aktiivsem tegija arengukoostöö rindel, siis kuidas sul tundub, et kas Eesti arengukoostöö on olnud väärtuspõhine või pigem siin esindanud geopoliitilisi huvisid? Tegelikult see on muidugi vale seda öelda, et kas on üks või teine, et loomulikult see peab olema tark tasakaal mõlemas, et nii meie huvid riigina kui meie väärtused peavad olema strateegias kajastatud ja praktiliselt elus ka kajastatud. Aga kuidas sul tundub, et kas siiamaani on olnud see tasakaal väärtuste ja huvide vahel nii, nagu peaks olema? See on selles mõttes, tere, hästi huvitav küsimus, et kui siin Andres sa ütlesid, et arengukoostöö on Urmase nägu, siis ma vaatasin eile õhtul ühte vana Eesti välispoliitika aastaraamatut 2006 ja vaatasin, mis asja ma olin kirjutanud sinna arengukoostöö plaanidest, et me olime just äsja saanud Euroopa Liidu liikmeks, me olime seal suure õnnejoovastuses võimalustest, mis just Euroopa Liidu liikmena arengukoostöö kontekstis meile avardusid ja vaatasin just seda, et mis ettepanekuid või mõtteid või mis loogika seal üldse liikunud oli. Ja tõepoolest, kui vaadata nüüd, minna korraks tagasi, ma vastan su küsimusele ka kindlasti, et alates sellest 98. aastast, meil on ju peaaegu 20 aastat juba sellel teemal toimetatud, et tegelikult on ju saavutusi õudselt palju ja toredaid olnud, et alates sellest, et meil on arengukava, alates sellest, et meil on Välisministeeriumis terve büroo inimesi, alates sellest, et meil on ju igasuguseid erinevaid karvalisi ja sulelisi, kes tegelikult arengukoostöö valdkonnas toimetavad, kes on ennast ühtse arengukoostöö ümarlaua alla pannud, on natukene akadeemiat, mida võiks veel rohkemgi olla, on aga igasuguseid erinevaid mitmekesine põld on tegelikult ju Eestis täiesti olemas. Ja selle tõttu ma arvan küll, et kui me alustasime, see arengukoostöö tuli ikkagi kõige suuremalt sisse just Euroopa Liidu liikmeks saamisega, et siis meil see poliitiline soov oma maailma avardada oli kindlalt sellest ajendatuna. Aga Euroopa Liidu liikmena me kindlasti püüdsime vaadata maailma just täpselt samamoodi niimoodi natukene elitaarsena, natuke polariseerunud, meie rikkad, keegi vaesed, meie abi andja, keegi abi vastuvõtja. Et ma arvan, et siin eelnevas paneelis ja selles põhiloengus oli täpselt samamoodi, et see tegelikult on õppimisprotsess. See tegelikult on see, et see koostöö ja partnerlus on seal see kõige olulisem osa just nimelt meile, väikeriigile. Et selle tõttu ma arvan, et kui me räägime, et meie ressursid on väikesed ja me võiksime neid suurendada, samal ajal, kui me poliitiliselt ainult püüdleme olla Euroopa Liidu liikmena arengukoostöö tehes, siis me jääme alati väikseks, me jääme alati marginaliseerunuks. Et selle tõttu vaadata, kuidas meie ressursid või meie otsused, tegelikult kui palju me saame pikendada oma seda euroabi, seda väärtust on nagu seal kõige olulisem. Et ühesõnaga ma tahan ütelda, et alguses oli meie selline arengukoostöö tegevus väga poliitiliselt suunatud. Ja teine pool, hästi, et miks me seda arengukoostööd teeme, on sellepärast, et meil on need kohustused, meil on uued võimalused. Miks me veel teeme? Sellepärast, et meil on moraalne kohustus kellegi teiste ees, kuna meie oleme ise abisaaja olnud. Ja ma arvan, et see on hästi libe tee ja ma arvan, et me oleme
vaikselt, võib-olla meedia natukene veel seda peegeldab, aga see on libe tee rääkida abi saamisest kui moraalsest kohustusest puhtalt selle tõttu, et meie oleme kunagi saanud, et selle tõttu abi kui selline puht filosoofiliselt, majanduslikult, seal neid argumente, miks abi anda, üldse ei ole ja mina jõuan ikkagi nüüd lõpuks sinnamaani, kus ma viimased 7-8 aastat olen toimetanud hästi praktilisse maailma. Et selles mõttes, kui poliitilised protsessid käivad ikkagi oma rada ja tõeliselt poliitilised protsessid on palju lühemajalisemad, kui arengukoostöö võiks ennast üles olla ehitatud, moraalne teema käib sinna juurde nii või naa, tegelikult päeva lõpuks me teeme koostööd konkreetsete inimestega, konkreetsete kogukondadega, konkreetsete riikide ja nendel riikidel on ka oma välisministrid ja oma ministrid ja omad ametnikud, kellega me seda teeme, et päeva lõpuks me ikkagi jõuame pragmaatilise lähenemise juurde, mitte nii-öelda, et arengukoostöö on tehniline teema, aga arengukoostöö peab lähtuma pragmatismist ja eestlased on oma talumõistusega pragmaatilised, et ma arvan, et selle tõttu me saame seda teed kindlasti edasi liigutada. Ja siit, kui jõuda pragmaatikasse, siis pragmaatika lähtub vajadustest. Ja vot selles mõttes ma arvan, et me oleme siin 10 aastat rääkinud oma reformi kogemuse andmisest, eelpaneelis öeldi ka, arengut ei saa eksportida, arengut ei saa osta ega saa seda eksportida, et meie, ma arvan, see reformi kogemuse edasiandmine, see on nüüd natukene ajale jalgu jäänud, et seda teemat, et seda sellisel moel üles ehitada. Meil on oma väga olulised partnerid ja oma väga olulised poliitilised suhted lähinaabritega ja endiste Nõukogude Liidu vabariikidega, see kõik on fine, aga seda ei tohiks enam rohkem sellise reformi kogemuse konteksti panna, seda me võiksime ikkagi uuesti vaadata kui vajaduspõhist tegevust, nii nagu humanitaarabi lähtub vajaduspõhisusest, peaks tegelikult ka arengukoostöö lähtuma vajaduspõhisusest. Ja see, et poliitikud panevad selle sellisesse poliitilise huvide konteksti, see on ka täiesti arusaadav. Nii et kui me vaatame vajadust, siis me vaatame, et mida me oleme saavutanud ja siis ma võin küll arvata, et siin saalis on kindlasti ka palju neid organisatsioone, kes reaalselt ka projekte ellu viivad või tegevusi ellu viivad, et siis mina näen küll seda, et 1000 maapiirkonna naist Põhja-Afganistanis, kes on saanud tervishoiukoolitust ja lähevad oma küladesse tagasi ja teavad, kuidas natukenegi sünnitusabi ka teistele kirjaoskamatutele naistele anda, on igati hea saavutus. Ma küll leian seda, et 300 naist Ghanas, Keenias, kes on oma toimetulekut suurendanud selle tõttu, et nii-öelda Eesti eraannetused kui ka tegelikult nüüd viimase aasta jooksul Eesti arengukoostöö vahenditest on suunatud nende reaalsete oskuste suurendamiseks, mis võimaldab neile lisasissetulekut ja toimetulekut. Ma arvan küll, et kui me räägime nagu väärtustest, näiteks, et inimestel on õigus või juurdepääs sanitatsioonile ja et see on oluline, see on väärtuspõhine, aga nii kui me läheme kusagile maapiirkonda ja ehitame sinna kempsud koolide juurde, siis me näeme, kuidas see tegelikult reaalselt tõstab hariduse kvaliteeti tüdrukutel, kes muidu kooli ei läheks, kui neid tualette seal ei oleks. Et selles mõttes mina olen näinud seda hästi praktilise poole pealt ja ma arvan, et selle tõttu arengukoostöö edasised plaanid võiksidki Eestis lähtuda pragmatismist. Siis tulevad juurde väärtused, sest et nii-öelda vajadused on alati konkreetsemad kui väärtused. Samas needsamad väärtused, millest me oleme tegelikult siiamaani lähtunud, on ka jätkuvalt hästi olulised. Ka need sektorid, on see siis haridus, tervishoid või nii-öelda majanduslik toimetulek ja samamoodi ka selline õigusriigi või demokraatlik ülesehitus, ma arvan, et nendest me ei tagane ja polegi põhjust, aga kolmas osa sellest väärtuspõhisusest on tegelikult ka see, et nüüdseks, kui me oleme juba ikkagi üle 10 aasta toimetanud, on vaja mõõta seda mõju. Ja see on just nimelt nagu see, mismoodi saab mõõta ühe projekti mõju versus mismoodi saab mõõta ühes riigis, ühes kogukonnas
tamise mõju, see aeg on hoopis pikem, et selle tõttu reageerides sellele Afganistanile, me keegi, nagu sa kuidagi ütled, et me oleme juba otsustanud, et me Afganistanist tuleme välja, mina ütlen küll, et me kuidagi ei ole otsustanud, väga hea, et Urmas teatab, et me tegelikult ikkagi selgelt plaanime Afganistanis edasi jätkata, sellepärast et nii minu organisatsioon kui kindlasti ka kõikide teiste, teie töö ju on üles ehitatud pikaajalistele suhetele ja praegu näiteks meil Põhja-Afganistanist välja tõmmata ja ütelda, et olgu, te olete saanud mõnekuise tervishoiukoolituse, olgu, sajad naised on saanud arvutialase õppe ja mõned neist saanud ka juba tööd selle tõttu, et nüüd aitab, vaadake, kuidas ise edasi saate, on tegelikult äärmiselt lühinägelik, et selle tõttu ma arvan, et kuna poliitilised tsüklid on lühemad, aga arengukoostöö kindlasti pikem, siis me peame seda mõjupõhisust kindlasti jätkama ja kui me jõuaksime nüüd sellest kolmest kriteeriumist, vajaduspõhisus, väärtuspõhisus ja mõjupõhisus edasi liikuda, siis mina olen küll õnnelik sellise arengukoostöö ellu viia seisukohast. Et ma ka võib-olla praegusel hetkel väga pikemalt sellel teemal ei peatu, et uuesti pärast tagasi sõna. Okei, anname sõna siis Annale, kes on tema kõige uuem tegija siin valdkonnas, esindavad arengukoostöö ümarlauda, mis on üldine platvorm, mille alla kindlasti mitmed siin saalis kuuluvad. Palun, Anna. Kas sa siis eeldad, et ma vastan samale küsimusele? Ma näen, et sul on märkmeid kirjutatud, et ma kohutavalt palju, jah. No et ma tõenäoliselt oma märkmeid teile ette ei hakkaks lugema, sellest saaks väga kaootiline pooltund. Tere, minu nimi on Anna ja ma tõepoolest olen tõenäoliselt kõige värskem ekspert siin ruumis, ehk et ma alustasin oma tööd eelmisel nädalal, et mingis mõttes siis võtan Urmaselt teatepulga üle nagu no võt. Ja ma võib-olla alustaksingi sellega, et tulles arengukoostöö valdkonda, mis ei ole mulle akadeemiliselt kindlasti üldse võõras, et siis esimene asi või üks esimese asju, mida ma tean, on see, et kindlasti arengukoostöö ümarlaua ja meie liikmete nimel me tahaks Urmasele suur aitäh öelda selle eest, et ta on arengukoostöö teemat väga tähtsaks pidanud, sellest rääkinud. Mulle endale tulevad meelde kõik tema olulised seisukohavõtud, mis puudutavad näiteks humanitaarabi jagamist ja seda, missugused meie kohustused on, mitte lähtuvalt isegi ajaloost, vaid just sellest, et me tahame inimesi aidata. Et selle koha pealt ma arvan, et väga hea eeskuju siis Keidile on seatud. Et aitäh! Vot, ma eeldasin jah, et tuleb metsik aplaus, aga ei pea ka tulema. Ma tean. No vot, et ma siis võib-olla ka räägin natuke sellest, et mis on nagu toimunud või kuidas Eesti senist arengukoostööd väga pealiskaudselt hinnata ja võib-olla seda ei saagi hinnata, mis on ka üks selliseid tähelepanekuid ja siis mainiksin ka paari teemat, mis võib-olla on minu jaoks olulised, kui me räägime järgmisest arengukavast. Et ma kindlasti olen nõus oma eespool kõnelejatega, et Eesti arengukoostööl läheb päris hästi ja ma arvan, et kui arvamusfestivalilt, kus ma loodan, et te kõik käisite, jäi peaaegu igast diskussioonist korduma kaks asja, mis on see, et haldusreformi on vaja ja Eesti on väike vaene riik, siis hoolimata sellest nii väikse vaese riigina me tegelikult ju oleme päris palju saavutanud. Me anname väga palju arenguabi Euroopa Liidu kaudu ja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, sinna läheb siis enamik meie rahast, ja meie siis kahepoolsed suhted ja koostööprojektid riikidega ka üldiselt on läinud väga hästi. Seda muidugi öeldes ma tean kohe, et teaduslikumad teist saaksid kulmu kortsutada, sest ma tegelikult ütlen seda väga intuitiivselt, ehk siis meil ei ole senimaani olnud väga selget ja head võimalust, kuidas see oma mõju süstemaatiliselt mõõta. Ja see on võib-olla üks asi, millel me ka hiljem peatume, ehk siis üks suuremaid vajadusi, mis meil on, et meil tegelikult tekiks arusaam, kui hästi meie kõik need eurod toimivad. Ja mõju mõõtmine on üks nendest väga olulistest järeldustest, mida ka Praxis oma poliitikaanalüüsis on välja toonud, kui Eesti arengukoostöö üks kõige suuremaid tähelepanu vajavaid teemasid. Mis veel on hästi või mis veel on toimunud? Et Eestis on, või me arvame, et Eestis on umbes 50 maailma hariduse ja arengukoostööga tegelevad kodanikuühendust, neist 27 on meie liikmed, ehk siis veel natuke müügitööd on ees, ja lisaks sellele me siis anname abi, nagu me ka kuulsime, kahjuks mitte veel nii palju, kui me oleme lubanud.
Et ma arvan, et kindlasti Eesti pingutused selle nimel, et seda arenguabi suhtarvu SKT-st suurendada, on toredad, aga AKU kindlasti seisab selle eest, et see oleks suurem. Kuidas seda teha, minnes siis vahepeal hüpates tulevikku, et see, mida ka Praxis välja toob ja mida ma soovitan kindlasti kõikidel huvilistel uurida nende siis 2013. aasta poliitika analüüsis, on see arusaam, et kui üldiselt me teeme kõik päris hästi, siis see, kes teeb asju kõige rohkem ja kõige paremini, on tõenäoliselt või siis selle uuringu alusel Välisministeerium. Aga meie teised ministeeriumid, kelle ka võimuses on tegelikult nende samade teemadega oma valdkonnasiseselt tegutseda, on võib-olla need ministeeriumid, mis ma ei ütleks, et nad on kuidagi halvasti käitunud, pigem lihtsalt meil on ministeeriumide vahelist koostööd veel natuke vähe. Ja see on kahtlemata üks teema, mis arengukavas sees võiks olla, et kui me lähtume räägime ühest valdkonnast ja lähtume selle valdkonna, mitte ministeeriumi põhiselt, mis on ju Eesti tulemuspõhise eelarve juhtimise tulevik ja meie siis selline hea mõte, et siis kahtlemata võib mõelda, kas me saaksime suurendada oma seda protsenti selle kaudu, et ka teised ministeeriumid või siis teised sektorid panustavad arengukoostöösse rohkem. Kas see puudutab siis seda, et me töötame koos ettevõtluse arendamise sihtasutusega selle nimel, et ettevõtted, kellele sihtturgusid arendatakse ja võimalusi pakutakse, peaksid ka silmas arengukoostöö huvisid, või siis, et me lihtsalt pakume võimalusi kodanikuühendustele rohkem teha koostööd ettevõtetega selleks, et kui ettevõte läheb kuskile võõrale turule, mida kahtlemata võib-olla maailma kõige vähem arenenud riigid on, et siis need ettevõtted saavad endale kaasa ka ühe kodanikuühenduse, kellel võib-olla on juba paar head kontakti ja mõtet, kuidas sellel turul vastutustundlikult toimetada. Ja see on ka siis üks selline suurem teema, mida tuleviku raames käsitleda, sektori sisene koostöö, see tähendab koostöö ministeeriumite vahel ja samas sektorite vaheline koostöö, ehk siis kuidas ettevõtted, kodanikuühendused ja riigi paremini toimuma panna. Ja ma saan aru, et see tundub natuke midagi sellist, nagu et meil räägitakse sellest absoluutselt iga teema puhul, siis reaalsus on see, et tegemist ongi võib-olla asjaga, mis mõjutab kõiki valdkondi. Et samamoodi me ju räägime nii laste vaesuse, igasuguste muude teemade puhul sellest, et rohkem sektorite vahelist koostööd on vaja, siin on ka, ei ole kuidagi erinev see valdkond. Ja seda ka Praxis välja toob. Muidu selles suhtes, et mis on hästi või kuidas nagu Eesti arengukoostööle otsa vaadata, ma arvan, et kindlasti üks väga oluline asi, milles me ei eristu mitte üheski Kesk- ja Ida-Euroopa riigist, on see, et me panustame tõepoolest riikidele, kes me arvame, et on meiega natuke rohkem sarnased. Eks ole, et kui me räägime sellest, et kui me vaatame oma kahepoolse koostöö partnerriike, siis ainult nendest üks on maailma kõige vähem arenenumate riikide hulgas ja see on Afganistan. Nii Ukraina, Moldova, Gruusia, Valgevene, Aserbaidžaani ja nii edasi tegelikult sinna hulka ei kuulu ja seega me võime oletada, et meil on teised põhjused, miks me oleme need riigid oma sellisteks lähimateks sihtgruppideks või siis eelistatumateks partneriteks valinud. Mina ise oletan, et eks see on natuke sellepärast, et me oletame, et me saame seal paremini midagi mõjutada. Need riigid on tõenäoliselt meiega sarnasemad, sest nad on läbinud sarnaseid protsesse meie siis mitte nii sõbraliku naaberriigiga ja selle võrra me tõenäoliselt oskame paremini nõu anda, kuidas siis nemad saaksid ise midagi paremini teha. Aga ma olen Riinaga nõus, et kui me kindlasti usume, et Eesti töö Gruusias, Moldovas, Ukrainas ja nii edasi on olnud hea, et ma ei tea, kas nüüd pärast seda 20 aastat reforme me võime öelda, et need riigid on siiski piisavalt sarnased. Ja see on võib-olla küsimus ka teile pärast mõtete sisseandmiseks, et äkki me peame selle natuke uuesti hindama ja mõtlema selle peale, et mis valdkonnas me tegelikult oskame nendel riikidel nõu anda ja mis mitte. Et mingis mõttes on riike, mille puhul on näide, et saab, ehk siis näiteks Soome mõju Eesti ärikultuurile ja üldse Eesti arengule on olnud väga suur ja see on nagu hea näide sellest, kuidas Eesti saab olla sarnase mõjuga nendele riikidele, aga samal ajal see ei ole ka ju, eks ole, eeldatav, intuitiivselt tõsi. Et me peame tegelikult töötama selle nimel teada, kas meie IT-sektori koolitustest on ühele Gruusia valitsusele kasu või mitte. Sellepärast, et kui need on kasu, siis jumala eest, aga kas me praegu teeme seda teadmiste põhiselt, oma projekte, või me teeme seda eelduste põhiselt. Ja ma tean, et see on nii raske küsimus, sellepärast, et kui ma käisin nii Andrese loengutes kui ka teistes loengutes, siis arenguabi on üks kõige vastuolulisemaid teemasid üldse. Et natuke on see, et mitte midagi ei tea, eks ole. Et siis mingi teadmiste kogus meil võiks olla.
ja see viib mind tagasi, ehk siis ma loodan, et ma ei korda ennast, siis ütlen väga lühidalt, selle mõju teema juurde, et seda võiks uurida väga intensiivselt ja põhjalikult. Ja lisaks sellele, kui me räägime mõju uurimisest, et siis lõpetuseks lisaks kõikidele neile ülejäänule 25 märkusele selle kohta, mis võiks uutes arengutes kirjas olla, et siis mõju peab mõõtma niimoodi, et näiteks kui kodanikuühendused mõõdavad oma mõju, siis nad peavad ka saama selle rahastuse, eks ole. Kui meie mõõdame oma mõju, siis, või kui Välisministeerium keskendub mõju mõõtmisele, siis me peame eraldama selleks eraldi ressursse ja sellega tegelema. Sest et inimesed leiavad, et mõju mõõtmine on nii abstraktne, et see juhtub kuidagi meie peades, et me jälgime neid lugusid, see tegelikult ei ole nii. Meil on tegelikult vaja hästi niisuguseid selgeid, tugevaid, läbimõeldud, konkreetseid protsesse, et mõelda läbi meie lähiajalised tulemused. Ja see on väga oluline, muidu me lihtsalt eeldame. Vot. Annan siis tagasi. Urmas, ma nägin, et sa kirjutasid mingid märkmeid sinna, et äkki sa tahad, vabakond oli tegelikult väga pehme, et arvasin, et küll selle ülesehitusega, et kindlasti tuleb selline kriitiline laviin, aga tegelikult paistab, et vabakond väga hindab Välisministeeriumi tööd siiamaani. Saab näha, kuidas selle tulevikustrateegiaga on. Ja. Ma arvan, et see on võib-olla see koht, kus öelda, et meil on väga palju kindlasti head sisendit ja ettepanekuid, kuidas minna tulevikus paremini edasi. Ja nagu ma ütlesin, et siis need vähemalt 25 asja, me võime nendest rääkida natuke hiljem, et kindlasti neid asju, millest paraneda, neid on päris palju. Aga see ei tähenda ju seda, et me saaks öelda sellepärast, et on arenguruumi, ei tähenda seda, et me ei ole hästi teinud. Et ma arvan, et seda peaks silmas pidama ja selle suhtes ma ikkagi oleksin suures plaanis positiivne ja pärast väikeste asjade kallal siis noriks, kui me lähme selle, mida siis järgmine kord paremini teha selle juurde. No ja siit, jah, et paistab, et kriitikat ei olegi, aga võib-olla muidugi on kriitikat. Aga kas sul on kriitika vabakonna pihta? Ei, mul vabakonna kohta selles mõttes ei ole nagu kriitikat, et see ei oleks õiglane. Tegelikult ongi küsimus alati ju ka kontekstis. Et selle sama Eesti arenguabi taseme ja seisundile hinnangu andmisel ongi tegelikult vaja vaadata, et mis siis tegelikult toimunud on. Kui vana meil kõik need arengud on, mis oli meil seesama näiteks vabakonna seis selles valdkonnas 10 aastat tagasi, mis ta oli isegi 5 aastat tagasi, täpselt sama, mis oli meie riigi võimekus ja arusaam arengukoostööst 5 või 10 aastat tagasi ja lõppude lõpuks, mis tegelikult on ikkagi nagu väga oluline, võib-olla isegi kõige olulisem, mis on ühiskonna arusaam nendest asjadest. Et ühtegi asja ei ole võimalik nagu hambad ristis teha, kui ühiskond ei toeta ega ei mõista. Et ma arvan, et kui ma siin meenutan, see oli üks, ma arvan, 4 aasta tagune Välisministeeriumis tehtud uuring nende teemade kohta, millega Välisministeerium üldse tegeleb. Uuringu küsimus oli siis see, et milliseid teemasid te oluliseks peate, kas te tahate, et sellega Välisministeerium tegeleb ja seal oli veel mingid täpsustavaid küsimusi. Tulemus oli see, et 80+ % vastajatest ütles, et kõige olulisem Välisministeeriumi tegevusvaldkond on konsulaarvaldkond. Loomulikult kõik tahavad saada aidatud, kui neil kuskil mingi jama on. Ja kõige vähem oluliseks peeti arengukoostööd. Ehk kui ma mälu järgi ütlen, see suurusjärk oli tollal mingi 20%. Et 20% vastanutest pidas arengukoostööd üldse teemaks, millega tegeleb. Et selles osas kui me räägime sellest, et rohkem panna raha ja tõsta ka professionaalset kvaliteeti nii riigi poolt kui ka siis teostajate ehk kolmanda sektori poolt, siis kogu aeg peab silmas pidama ka seda, et ühiskond ka aru saaks, millega tegeldakse. Et selles osas ma usun, et tänaseks on see pilt paranenud, ma ei tea, mingit värskeid uuringuid mul ei ole käepärast, aga ma eeldan, et see pilt siiski on mõnevõrra paranenud, et seda mõistmist ja empaatiat ühiskonna poolt on tulnud juurde. Võimalik, et ka meile võib-olla sellised geograafiliselt lähemad humanitaarkatastroofid on siin aidanud sellele kaasa, nagu ka see viimase aasta Ukraina sündmused. Aga ma arvan, et palju on siiski ka veel minna. Et selles mõttes, et ikkagi ei ole, see trend ei ole muutunud, et vähemalt need, kes viitsivad midagi öelda, et järjekordse näiteks teadaande kohta, et Välisministeerium on siia või sinna mingisugust raha eraldanud humanitaarabisse või arengukoostöösse, siis
kui keegi üldse reageerib, siis tavaliselt on sõim teemal, et milleks jaotatakse, eks ole, Eesti raha laiali, kui meil on siin omal Eestis häda ja viletsus, eks ole, et küll on tänavad aukus ja küll ei ole arstiabi kvaliteet piisav. Ehk ütleme, et seda aru saama, et ikkagi väga paljude mõõdikute järgi Eesti täna on maailma, ütleme, top 40 riigi hulgas vähemalt, kui isegi mitte natuke paremini paljudes valdkondades. Et ega seda jätkuvalt ei suudeta nagu tunnetada. Et selle olukorrani, ma arvan, Eestis on veel päris palju minna, mis on meil näiteks siin meie suurte eeskujude Skandinaavia riikide juures, kus kui Gazat pommitati, siis tekkis ühiskonnas, seal on muidugi, ütleme nii, et on ka see teatav, eks ole, sisserändest tulenev põhjus, aga mitte ainult. Et seal ikkagi väga selgelt tekkis ühiskondlik surve, ma mäletan eelmise Gaza pommitamise ajal, et miks valitsus nii aeglaselt reageerib humanitaarabi andmisel, eks ole. Ma arvan, et Eestis siiamaani, kui me otsustame toetada Gaza ülesehitust, siis neid, kes Eestis palavalt selle heaks kiidaks, on pigem vähem kui rohkem. Et selles osas see ühiskondlik silmaklappide avamise teema, ma arvan, et kogu selle arengukoostöö osas on jätkuvalt võib-olla isegi teema number 1. Et ühiskond mitte ainult, et palavalt ei toetaks selle teemaga tegelemist ja sinna raha panekut näiteks. Ma arvan, et tagasihoidlikum eesmärk oleks see, et seda pigem nagu järjest rohkemad inimesed esialgu lihtsalt mõistaksid, miks seda vaja teha. Et ma arvan, ka siin on meil kõigil nagu päris palju teha veel. Väga õige. Riina? Ma just vaatasin jälle eile õhtul, millal esimest korda me üldse seda avaliku arvamuse uuringut tegime arengukoostöö ja humanitaarabi kohta ja see tegelikult oli päris jaanuaris 2005 ja meenutame, et detsembris 2004 oli Aasia tsunami ja siis tegelikult selles uuringus inimesed, 2/3 inimesi ütlesid, et nad toetavad abi andmist, selge oli see, et nad sisuliselt see suur 2/3 tuli tegelikult sellest vahetust tsunami katastroofist. Aga siis sellel ajal oli hästi huvitav tendents, mida nüüd peaks kindlasti uuesti uurima. 20 ja 39 aasta vanused inimesed, ehk siis ülikooli tasemel ja nooremad eksperdid või nooremapoolsemad inimesed ei olnud üldse olid kõige vähem huvitatud arengukoostööst. Ja ma tean, et nüüd 2012 Europarameetri uuringul oli eestlaste, kui tähtis on aidata arengumaid, seal oli väga tähtis 23% ja natuke tähtis 50%, et me samamoodi oleme seal kuskil 75% juures, kus inimesed ütlevad, et on tähtis, aga tõepoolest võib-olla me tegelikult täpselt aru ei saa, milles see sisu on. Ja võib-olla selles mõttes, mitte nüüd, et ma nüüd väga pehmo olen, aga ma arvan, et minu arust on Eesti riigil selles mõttes on teinud olulise otsuse, et humanitaarabi ja arengukoostöö on selles mõttes samast potist lahendatud, et me ka oma praeguses arengukavas oleme ka välja selle öelnud, et kui esimesed kriisid on möödas, esimesed elud on päästetud, siis me tegelikult peaksime panustama edasi sellesse ühiskonda veel, et ühesõnaga siduda ära humanitaarabi ja pikemaajaline koostöö, et selles mõttes Afganistan on väga õige lähenemine, kui me sellesse pikemalt suhestuksime. Ukraina täpselt samamoodi, et me ei teeks selliseid ühekordseid võib-olla kiirelt poliitilist sellist mõju ja toimuvaid tegevusi. Täpselt samamoodi on praegu tegelikult ju Süüria, et me oleme palju teinud Jordaania pagulaslaagrite toetuseks, aga see on natukene jäänud nagu tahaplaanile, sellepärast, et uued teemad tulevad peale. Ja tegelikult mõnes mõttes ongi võib-olla Eesti arengukoostööl ja Eesti organisatsioonidel samamoodi see mõttekoht, et me ei saa igale poole kiirelt hüpata, küll aga me saame vaadata, et kui me ühe teema võtame, siis me liigutame selle kuhugile maani ära. Aga nüüd veel kord sellest avaliku arvamuse uuringust, et 2012 oli see viimane, et tegelikult nüüd võiks küll 2015. aastal üles võtta uue avaliku arvamuse uuringu, et meil siin selles septembris, ja ma tean, et tuleb, et seda võiks kindlasti vaadata ja siis nagu võrrelda selle 2005-2012, aga sellel sügisel meie tegime uuringu uurides, kui palju inimesi arvavad, et maksumaksja raha ei tohiks kasutada
kulutada toodetele, kus on kasutatud kas lapstööjõudu või ebapiisavalt talunikele arengumaades makstud ja lausa 71% Eestis küsitletutest arvab seda, et selles mõttes ka me oleme vaikselt liikumas selle poole, et me tegelikult ka oma nii-öelda igapäevaste tarbimisharjumustega hakkame järjest rohkem ennast siduma arengumaadega, et selles mõttes siin arenguruumi on, aga uuringud ka nii-öelda üldises suurusjärgus on nagu sellised positiivsed, neid tuleb lihtsalt nagu ajalõikes võrrelda, aga ma saan aru, et nüüd on aeg. No Marko, palun siia ette, et mul on hea meel, et Marko sai Riigikogu väliskomisjoni istungit ikka meiega liituda, et Marko, sulle teadmiseks, et me ei ole siin mingit suuri ettekandeid esitanud, vaid oleme püüdnud lihtsalt arutelu arendada ja võib-olla lihtsalt, et sul saaks suu soojaks natuke, et esitaksin sulle sama küsimuse, mis teistele, et kuidas sulle tundub, et kas Eesti arengukoostöös on siis väärtuspõhine lähenemine ja geopoliitiliste huvide jälgimine, kas see on olnud tasakaalus või on ta natuke olnud siiamaani kallutatud ühte või teise suuna liigselt? Või tahaksid seda nüüd, kuna me räägime selle uuest strateegiast, mis järgmine aasta peaks koostama, et kas sa tahaksid seda kallutada võib-olla teise suunda, kus ta praegu on? Ja aitäh, Andres, et ma ei tahaks mitte kuhugi kallutada mitte midagi, et tegelikult ma vabandan, et helinesin, et meil oli väliskomisjoni istung ja peaministriga me arutasime siis energiajulgeoleku teemasid just päris põhjalikult. Mis puudutab arengukoostööd, siis väliskomisjon on aastate jooksul koos Välisministeeriumi ja tegelikult ka asjasse puutuvate kodanikuühendustega, ümarlaudadega nagu püüdnud ennast esiteks kursis hoida ja kindlasti ka, ma usun, et te olete sellel teemal rääkinud, et ka kavandatava uue arengukava kontekstis, ma usun, et selline poliitiline laiem sisend selle tegemisse või selliste põhipostulaatide kokkuleppe, mis on hästi oluline. Et minu arvates nii nagu Eesti välispoliitika, nii ka laiemas laastus arengukoostööpoliitika on olnud mõistlikus tasakaalus nende eesmärkide osas, mis puudutavad meie võib-olla selliseid selgemini tunnetatavaid rahvuslikke huvisid ja laiemalt rahvusvahelises koostöös meilt kui Euroopa Liidu liikmesriigilt eeldatavat sellist aktiivsust või huviga osaleda meist mõnevõrra kaugemal olevate teemade, küsimuste, probleemide osas nii-öelda panustamisel. Et ta sageli on seotud mitte ainult sellest tahtest, mis on siis riigil või välispoliitikat teostavatel meie asutustel, Välisministeeriumil, vaid ka suuresti sellel, milline näiteks on võimekus üldse erinevaid programme või projekte ellu viia või nendes osaleda. Et ma usun, et aastate jooksul see koostöö vastastikune kahesuunaline liikumine on minu nägemust mööda olnud kenasti arenemas ja see nii-öelda kaart, maailmakaart, kus kohas Eesti ühel või teisel viisil panustamas on otse või läbi rahvusvahelise koostööorganisatsioonide, tegelikult see kaart väikese riigi jaoks nagu Eesti on ikkagi päris kirju, et neid lippe on püsti päris paljudes kohtades, kus isegi ei eeldaks, et me oleme suutelised kõike seda tegema, aga ma arvan, et kindlasti kui sageli ka nende arengukoostöö arutelude puhul on muidugi keskendutud sellistele olulisematele suundadele, kus siis ka võib-olla mõnevõrra suuremad summad või sellised ka siis prioriteedid on paika pandud, siis need 4 riiki, kes on olnud meil siin viimaste aastate sees tähtsal kohal, Afganistan, Ukraina, Moldova, Gruusia, nad ei ole eriti 3 viimast, alati on see küsimus olnud, kui klassikalised nad siis laiemas mõttes arengukoostöö sihtriigid võiksid olla, aga meie jaoks on ikkagi tegemist väga olulises faasis olevate riikidega, kelle enda hakkamasaamisest tulevikust sõltub väga palju ju ka meie julgeolek ja mitte ainult meie, et ma arvan, et täna on see tunnetus olemas ka laiemalt Euroopas, võib-olla kui varasemalt seda nii ehk ei nähtud.
et pigem on nüüd küsimus selles, et kui palju transformeerub senine küllalt suures koguses Afganistani liikunud arenguabi kuhugi mujale, mis üldse Afganistani suunast võib saada, see oleks päris huvitav arutelu objekt peale eriti selle aasta lõppu ja eeldatavaid või nähtavas tulevikus toimuvaid arenguid selles riigis ja ma arvan, et see debatt on veel otsapidi pidamata poliitilisel tasandil kohe kindlasti. Et ma arvan, et konsensus ja päris tugev konsensus kindlasti on seotud kas või sellegi otsusega, mida me tegime eelmisel nädalal Riigikogus, kui Riigikogu ratifitseeris assotsieerimislepingud Euroopa Liidu ja Ukraina, Moldova, Gruusia vahel. Me kõik teame, kui keeruline tegelikult nende kõige 3 riigi isegi lühemas perspektiivis väljavaade on. Väga eripalgelised probleemid ja eripalgelised küsimused, mille osas kindlasti Eestil oleks ja vaja panustada pikaajaliselt ja võimalikult suure ressursiga, mida me teinud ka oleme tegelikult, kaasa arvatud ka Ukraina puhul sellel aastal. Ma arvan, et Eesti on olnud per capita ikkagi üks nähtavamaid ja silmapaistvamaid riike abi andmisel ja eeldatavasti järgmise aasta eelarve ja tulevaste eelarvete puhul need suunad jäävad samaks, aga ma arvan, et nii nagu sageli on, et see võib-olla see poliitilise tasandi tugi, toetus, ükskõik kas konkreetsetele numbritele või suundumustele on seda parem, mida räägitum see teema on ja väliskomisjonis me oleme küll ilmselt mitte enam selle koosseisu kestel, aga kohe kindlasti ma usun, et uus Riigikogu koosseis, kes iganes seal komisjonis siis järgmisest aastast ka tööle ei hakka, ma usun, et see väga tihe nagu koostöö ja võib-olla ka poliitilise tasandi arutelu aitamaks neid, kes siis seda arengukava nagu viimaseid punkte peaksid panema, et see oleks võimalikult tugeva toetusega, sest et ma usun, et see on valdkond, kus Eesti on näidanud ennast läbi aastate kasvavalt väga hea panustajana võimekuste osas, nagu ma enne mainisin, mida on isegi kohati üllatav, et väikeriigil sellised võimekused on ja seda kindlasti tuleb minu arvates tugevdada, et arengukoostööpoliitika on väga oluline osa meie välispoliitikas ja see valdkond võib-olla kohati on tänamatult jäänud tahaplaanile. Aitäh, Marko. Nüüd pöördume publiku poole, et kes tahaks esimene küsimus kohe või kommentaar seal? Aitäh. Ruvešank Põllumajandusministeeriumist. Mul oleks pigem 2 kommentaari kui küsimust hakatuseks. Et kõigepealt panustamisest ja niisuguse nii humanitaar- kui arenguabisse. Et on 2 viisi, kuidas panustada, et ühelt poolt võivad panustada valitsused, teiselt poolt inimesed ise. Ja põllumajandusvaldkonnas on 2 niisugust huvitavat organisatsiooni, millest üks tegeleb põhiliselt humanitaarkoostöö või abiga ja teine arengukoostööga. Üks on siis World Food Program, mis annab toiduabi, ja teine on IFAD, mis annab nõuabi, International Foundation for Agricultural Development. Ja Eesti on esinenud seal initsiatiiviga, et tegelikult inimesed võiksid ise otse anda ilma läbi valitsuste seda raha andmata. Ja me oleme näinud, et humanitaarabi andmisel Eesti inimesed on täiesti valmis seda tegema. Viitan siin ühele isikujuhtumisele lähiminevikus, millest ajakirjanduses on palju juttu olnud, kus inimesed lühikese ajaga panid päris palju raha kokku, kuigi asjaolud olid niisugused ebamäärased. Aga viitan ka Haiti katastroofile, kui valitsus andis 1 miljoni ja inimesed ise andsid ka 1 miljoni. Ja tegelikult on võimalik seda raha lugeda, mida inimesed annavad. Ja seal võiks olla tööjaotus selline, et ühelt poolt inimesed annavad raha otse nii humanitaarabiks kui arenguabiks ja teiselt poolt valitsuse roll oleks selle rahakasutust kontrollida. Et mitte liiga pikale minna siin sinu mõtlemiskohti päris palju, viitan ühel teisele, või tähendab, et puudutaks ühte teist teemat veel, millest kõnelejad siin, paneeli kõnelejad rääkisid. Küsimus oli haruministeeriumite rollist
ja põllumajandus on kindlasti selline valdkond, milles arenguabi on vaja palju anda, sest põllumajandus on äärmiselt oluline enamikus nendest riikidest, kuhu me arenguabi anname. Ja siin tõesti mina omalt poolt ka toetaks seda niisugust koostöökohta, et tegelikult võiks kõigis, või kas just kõigis, aga vähemalt mõnedes ministeeriumites olla eelarves selline rida, mis räägib arengukoostööst. Et teatavasti Rahandusministeerium tegi alates järgmisest aastast sellise muudatuse, et need rahvusvahelise koostöö rahastamise eelarved, mis olid ka mõnedel haruministeeriumitel, et see kaotati ära ja seda käsitleti sellise rahana, et seal ainult see raha, mis nii-öelda väljast sisse tuleb, et sellele lisaks pandav raha on selles kontekstis aktsepteeritav, aga tegelikult arengukoostöö oleks ju selline raha, kus Eesti paneb omalt poolt ja teised eeldusel, et teised ka sinna panevad. Ja ettepanek oleks siis selline, et tegelikult võiks ju haruministeeriumitel ka olla selline eelarve osa, kus ongi öeldud, et see läheb arengukoostööks. Aitäh! Aitäh ettepaneku eest, et Kaili paned seda kõik kirja, eks ole. Et kes veel tahab sõna võtta? Marge? Jah, aitäh, Marge Mardisalu, Idapartnerluskeskus jälle. Ma tahtsin lihtsalt selle intrigeeriva väite peale, et me ei peaks oma reformikogemust edasi andma. Et ma olen selles mõttes täiesti nõus, et siin on vaja tõesti väga vaadata, et asi oleks tasakaalus. Et nii-öelda see reformikogemuse edasiandmine oleks ikka vajaduspõhine. Samas meie keskuse seisukohast, kui me sellest ei lähtuks, siis keskust tuleks ilmselt kinni panna. Aga et mis puudutab just näiteks idapartnerlusriike, siis seal kindlasti, kuivõrd meie keskuse peamine fookus on just avaliku teenistuse reformil, siis seal eriti nendel 3 riigil, mida Marko just mainis, on see kindlasti täiesti võtmekoht. Ja ka tagasiside korras just oleme saanud, kui nüüd rääkida sellest mõjuhinnangust, et oleme saanud just väga, väga positiivset tagasisidet. Siin muidugi see sama haruministeeriumide kaasamine on ka võtmetähtsusega ja minu meelest Ruve ja Põllumajandusministeerium on selles osas väga hea näide, et kuidas seda asja edasi viia. Aga ma tahtsin selle ülemineku kogemuse koha pealt veel just Annale ja Riinale küsimuse saata, et kuidas te näete üldse näiteks jälle idapartnerlusriikide puhul tihtipeale kogu see asi on nii-öelda teadvustatud justkui avalikkuses vähemalt sellise poliitilise asjana, valitsuste vahelise asjana, et kui palju, ja samas tegelikult kodanikuühiskonna ülemineku kogemus on ka väga oluline, et kui palju te näete, milline roll on Eestil seal olnud või milline roll võiks edasi olla, sest see on tegelikult nagu võti ka nende riikide reformimisel, üks asi on valitsus ja need lepingud, mis annavad raami, aga tegelikult kuidas seda sisuga täita. Anna, seda alustada? Jah. Ma võin ka ilma rääkida. Ma usun, et sa oled võimeline küll, jah. Tõepoolest, see on hea küsimus ja ma arvan, et sellele sellist nagu ühest vastust ei ole, et minu vastus on tõenäoliselt see, et see, mis uuringutest välja tuleb, on see, et me kindlasti juba teeme tööd, mida me peame heaks, mida mingite hinnangute põhjal saab ka öelda, et see on hea, aga mis tõenäoliselt nõuaks natuke veel rohkem mõju mõõtmist, kui ta praegu mõõdetakse. Aga et Eesti kogemuse edasiandmine nii näiteks IT-valdkonnas kui ka üldse, mis puudutab õigusriiklust, demokraatiat, inimõigusi ja sellist nagu valitsuste arendamist, tõenäoliselt on hea. Ja seda peaks ka edasi tegema. Et mida küll aga uuringud ütlevad, on see, et me ei ole nagu ainult IT-tiigrid, et tegelikult Eestil on ju väga palju kogemusi ka teistes valdkondades, kus me oleme pidanud tegema väga suuri hüppeid. Näiteks praegu, eks ole, laste heaolu valdkonnas Eesti praegu arendab välja uusi reforme. Samamoodi hinnatakse meie võimekust HIV-epideemiaga omal ajal tegeleda ja seda ennetust ja selle isoleerimist edasisest levikuks väga kõrgeks. Ja need on võib-olla lihtsalt näited valdkondadest, mida ka saab kasutada selleks, et riike aidata. Ma saan aru, et HIV teema tõenäoliselt Ukraina ja Moldova ja nende kontekstis ei ole nii suur, et siin ma räägin loomulikult
rohkem teistest riikidest või siis vaesematest riikidest, aga sellegipoolest, et tegelikult neid valdkondi, kus Eestil on oma kogemust jagada, on tõenäoliselt rohkem, kui me praegu leiame või kuhu me praegu nagu keskendume. Seda, kas Gruusia ja Moldova ja nende riikidega see kahepoolne koostöö peaks jätkuma, ma arvan, et ta jätkub nagunii, eks ole, et kui arengukoostöö peab olema pikaajaline, siis on mõistlik jätkata seda nende partneritega, mida me teinud, juba lihtsalt sellepärast, et mingit pikaajalisemat mõju saavutada. Ja ma arvan, et teades, või AKU liikmete nimel ka, kellest väga paljud on need inimesed, kes siiralt oma parimaid oskusi kasutades nendes riikides toimetavad, et Eestil on tõenäoliselt siiski parimad oskused nende riikidega tegelemiseks, sellepärast et see taust, kus me tuleme, on sarnane ja sellepärast, et võib-olla mõjutustegevused, mis tulevad teistest riikidest, on ka sarnased nendele, mida üritatakse Eestis teha või mida on üritatud Balti riikidele siis nagu teha. Aga ma selles suhtes jääks ka oma nagu eelneva seisukoha juurde, et sellegipoolest me peame nagu mõtlema ja üle vaatama. Ja siinkohal, ma ei oska nagu täpselt öelda, et mis dokumenti me üle vaatame, aga ma arvan, et kahtlemata jah, see senine poliitika, et sinna tuleb rohkem sisse vaadata ja ma arvan, et see on ka selle uue arengukava kokkupanemise eeltöö, ehk siis see, et me vaatame, kuidas senine arengukava on toiminud, missugused eesmärgid on saavutatud ja missugused ei ole ja siis sealt saame edasi töötada. Saadame sinna, pole. Ei, ma usun, et seda vajadust tegelikult sellesama meie reformi kogemuse järgi on küll ja veel vähemalt, et see on minu tunnetus ka nende 3 riigi puhul, mis on meil olnud need peamised partnerid, sest tegelikult tuleb nagu vaadata, mis seal nendes riikides siis toimunud on. Et näiteks seesama Ukraina, eks ole, et me oleme teinud kõikvõimalikke projektikesi siin aastate jooksul, aga praegu ju ikka veel räägitakse Ukrainast, et nüüd lõpuks peaks Ukraina siis alustama reformidega ja korruptsioonivastase võitlusega. Et kui me nüüd ikkagi vaatame sellele olukorrale näkku, ega siis mingit erilisi reforme selles riigis pole läbi viidud mitte kunagi, eks ole. Ja kui nad loodame, eks ole, et nüüd lõpuks tekib see arusaam ja tahe, kuigi ütleme nii, et ega ma väga optimistlik selles osas ei ole, et siis kindlasti on jätkuvalt terve rida valdkondi, kus meie kogemus olekski Ukrainal aktuaalne, aga selle eeldus on see, et nad päriselt ka tahavad neid asju teha, eks ole. Et niimoodi linnukese pärast ja jutuks on kena küll, aga on ülim aeg hakata midagi ka päriselt tegema. Et nendes teises 2 väiksemas riigis on selles osas kindlasti rohkem juhtunud kui Ukrainas võrreldes või neid omavahel võrreldes, aga ega seal on ka küll ja veel asju, mida teha. Ja see geograafia selle reformi ülekandmise osas on ju selgelt laienenud, et ükskõik on need e-halduse või e-administratsiooni, e-valitsuse teemad, kus erinevaid projekte on olnud 10 riikidest, ma arvan tänaseks juba kaugeltki rohkem kui need meie peamised partnerid. Teine asi on ka see ameeriklastega koos paar aastat tagasi tehtud LEND-projekt, mis on ju samamoodi mõeldud uute demokraatiate toetamiseks ka põhimõtteliselt üle kogu maailma, kus iganes seda huvi on. Nii et selles osas see vajadus ikkagi ka meie erinevate reformi elementide pealt vaatamiseks ei ole tegelikult kuhugi kadunud, aga loomulikult oleks, ma usun, ka meil ja meie poolel nii rahastajate kui tegijatena oluliselt rõõmsam meel, kui keegi teine võtaks meie reformi kogemusest õppust nii ruttu, nagu meie omal ajal võtsime õppust, eks ole, teistest. Kahjuks täna, nendes 3 sihtriigis ei ole asjad läinud kaugeltki nii, nagu me tegelikult oleksime tahtnud. Nii et sellest tuleb ka teinekord see, et mis siis ikkagi on see mõõdik ja tekib see meeleheide, nagu seda sama Ukrainat vaadates, eks ole, et 20+ aastat on iseseisev oldud, aga ikka räägitakse, kuidas hakkame homme võib-olla siis reformidega pihta, eks ole. Et aeg saab otsa, et usaldusväärsus saab otsa, nii et selles osas ütleme nii, et see turg on jätkuvalt olemas, aga vägisi nüüd ka ei ole võimalik neid asju nagu teha. Ma siit Urmase sabast võtaks kinni, et nüüd sellest kannatusest ja mingite tulemuste nägemisest, et kui ma ei eksi, siis meie head põhjanaabrid soomlased on ka analüüsid päris põhjalikult, kuidas nende aastakümnete jooksul erinevatesse riikidesse suunatud abiraha on toiminud ja kus täna ollakse. Ja nende järeldus oli väga selge, et ka Aafrikas siis mõne sihtriigi puhul, mis on saanud 10 miljoneid eurosid aastate jooksul, on jõutud sisuliselt nullseisu.
et väga suurt nii-öelda pikaajalist mõju pole need abiprogrammid tegelikult andnud. Et kindlasti ma nagu tõmbaks seda hoogu maha nendelt, kes tahaksid näha tõesti Gruusia, Moldova, Ukraina või mis iganes siis riigi puhul, kus ka meie abi nii-öelda on osa mingisugusest arengust, et seal oleks võimalik näha väga, väga kiireid muutusi, aga meie jaoks on oluline see teadmine, et meil on see ressurss ju ikkagi, olgugi et see kasvab järgmisel aastal 2 miljoni võrra, et jah, peale 2 miljoni euro, et ta ikkagi on väikene summa ja selles mõttes, kui me tahame natukene võib-olla kusagil kontsentreeritumalt abi anda ja me näeme, et seda ka vajatakse, aga tõepoolest, ütleme, Ukraina vajadus täna on oluliselt suurem, kui ta oli aasta tagasi, või ka Moldova, Gruusia tähendus ja tähtsus meie jaoks kindlasti ei ole väiksemad täna, pigem vastupidi, nii et need suunad on tähtsad, aga üks võib-olla mõte, võib-olla on seda ka mainitud, aga mina olen kokku põrkunud, me oleme seda väliskomisjonis ka Riigikogus natukene arutanud, et kui paindlik see meie abiandmissüsteem täna on ja kui pärsitud on ta mingitest Euroopa Liidu reeglitest ja bürokraatiast, mis sunnib meid olema kohati silmakirjalikud, rääkima mitte seda, mida me tegelikult teeme, vaid panema asjadele juurde mingeid teisi silte, või kui palju me tegelikult sõltumatult saame ikkagi ise otsustada, et keda ja mida me toetame. Et ma arvan, et see on päris oluline küsimus ka, kui me nagu sellist järgmist nii-öelda arengukava strateegiat välja mõtleme. Marko tõmbab pidurit, mina tahaks selle hoogu juurde anda selles mõttes, et riigi tasandil on teatud protsessid käivad ühtepidi ja neid mõjusid tõesti mõõdetakse niimoodi. Ma ise vaatan näiteks kogukonnapõhiselt Põhja-Ghanas või Lääne-Shiandas, Lääne-Keenias, kus on meie konkreetsed kogukonnad ja kui näiteks nüüd 2. või 3. aastat me oleme õpetanud oma naiste gruppe tegema ise oma eelarvet või planeerima oma seemnepanka niimoodi, et nad saaksid pärast esimest saaki sealt omale uue ressursi, mida uuesti kogukonda panustada, siis ma arvan küll, et Eesti inimestel ja ka organisatsioonidel on see võimekus, et kogukonna tasandil suudetakse küll just nimelt oma nii-öelda seda oma planeerimist, oma finantsvõimekust, oma toimetuleku planeerimist igal juhul nagu enda kätesse võtta. Et selles mõttes ma arvan, et me räägimegi nagu erinevatest tasanditest, mitte et üks on parem kui teine, aga lihtsalt, et mõju saab hinnata ka madalamal, väiksemal tasandil ja seal me saame ütelda, et see 1 euro abiraha, tegelikult seda saab päris pikaks venitada, mis selle rahaga reaalselt nagu teha saab. Et ma annaksin ikkagi, nagu julgustaksin nagu Eesti arengukoostööd vaatama sellisel moel, et tõepoolest meil võib-olla on need sihtriigid, kus me püüame seda teemat nagu hästi nii-öelda riiklikul tasandil teha, aga annaks võimaluse meile kui eestlastele, pragmaatilistele ja ikkagi nagu innovatiivsetele inimestele leida ka need oma oskused või need partnerid, mis on meie teistes riikides, kogukondades, kus me juba oleme tööd teinud ja kus tegelikult on palju tehtud selleks, et kogukonnad ise oma eluga hakkama saaksid. Ja see on ju päeva lõpuks ka meie soov, et inimesed tuleksid ise endaga toime ja ma jälle hiljuti Valdur Mikita lingvistilist metsa lugedes, kus ta ütles, et kõik põnevad teemad tekivad perifeerias, me nagu tihtilugu tõepoolest tahame olla Euroopa Liidu liige ja püüdleme ja räägime, et meil on nii vähe raha ja me selles mõttes panustame õudselt vähe, aga see ressurss meil on ja kui meil on innovatiivsed mõtted, siis me peaksime oma arengukavasse plaanima selle mitmekesisuse, mis võimaldab nagu meie seda laeva kiiremini liigutada, sest meie paindlikkus ja vähene bürokraatlikkus tegelikult võimaldab meil asju reaalselt ka ära teha. Selle tõttu, et me tegelikult oleme nii väiksed, siis väiksuses tegelikult nii-öelda peegeldub see jõud. Aga Põllumajandusministeeriumi kommentaariks just see, et võib-olla siis sealt ma olen täiesti nõus, et minu praktika ütleb ka, et eestlased annavad ka
annetusi nii humanitaarabi kontekstis kui ka konkreetsete reaalsete asjade elluviimiseks ka näiteks Aafrikas, et selle koha pealt ikkagi vaadata näiteks kas toiduturvat või sellist põllumajanduslikku toimetulekut, mis tegelikult on tohutult oluline inimeste ellujäämisel, et sellist koostööd ka nagu teiste ministeeriumitega arendada, ma näen küll siin päris palju potentsiaali just nagu toidu teemal näiteks ja põllumajanduse teemal. Nii, viimane voor, ma näin 3 kätt, Kaili, Maari, Ivar. Ja Kaili Terras, Välisministeeriumi arengukoostöö büroo direktor. Mul on tegelikult väga hea meel, et see diskussioon siin toimub, et me nagu väga tervitsime, kui Välispoliitika Instituut tuli selle ideega välja, sest et tõepoolest järgmine aasta on see uue arengukava tegemine, mis siis peaks aastal 2016 algama. Ja see paneel on väga sümboolne selles, kus me igapäevaselt töötame, et meil on selline praktiline tasand ja siis meil on selline suur poliitiline tasand ja siis need 2 asja peavad nagu kokku saama, see pisike Shanda küla ja ÜRO Julgeolekunõukogu kandideerimine, et see on päris suur väljakutse ausalt öeldes. Aga ma arvan, et kuuldes siin enam-vähem ka tunnustust, et kuidagi oleme hakkama saanud. Ma tahtsin natukene provotseerida, et seoses selle avaliku arvamuse kujundamisega, mis Urmas välja tõi ja mis on probleem ja mis väga palju ka kujundab meie tegevust, et tõesti provokatiivne küsimus, et kas see arvamus võiks muutuda, kui me näiteks tõesti hakkaks välja tooma, kui palju sellest rahast tegelikult Eestisse jääb. Jah. Aga see on poliitiliselt absoluutselt ebakorrektne, et siin teeb kohe nagu, mis Marko välja tõi, et millistes väärtusruumis me tegutseme, kui palju meil on tegelikult vabadust ise otsustada, kuidas, kuhu ja nii edasi, et kui palju, kuhu me tegelikult tõesti me saame, see on meie välispoliitiline instrument, selle me otsustamegi, aga siis on jälle kuskil mingid rahvusvahelised reeglid ja me toimime mingis rahvusvahelises süsteemis ja me tahame olla nii-öelda võrreldavad ja mõõdetavad ka näiteks Soomega või Saksamaa või Lätiga, et siis on mingi baasreeglid, mida nagu peab jälgima ja see on siis nii-öelda OECD-s siis pandud neid reegleid kokku lepitud. Ehk siis jõudumööda seda tehakse. Aga ÜRO Julgeolekunõukogu juurde tagasi tulles, et väga ei korjanud üles arengukoostöö ümarlaud, mis siin välja käidi ja teiseks, et Urmas, aga ka Marko, et kui palju saaks näiteks müüa seda, et me teeme mingi ühekordse projekti meie inimesele kuskil Antigual või Dominikaani vabariigis või nii edasi, et kuidas see nagu tunduks. Siin tuleks välja, et Välisministeerium toetab sellist projekti ja teiseks, kas see nagu töötab selle eesmärgi nimel, mida me tahame sellega saavutada, ehk me tahame näidata ennast tubli ja hooliva doonorina. Aitäh. Tere, mina olen Maari Ross, MT Mondo Afganistani projekti juht. Mul on 2 asja, millest ma tahtsin rääkida. Üks on see, et kommentaariks sellele avalikule arvamusele, et ma olen täiesti nõus, et see teadlikkus võiks olla kõrgem ja et see on ka meie ülesanne, MTÜ-de ülesanne seda teadlikkust tõsta. Samas ma arvan, et arengukoostöö ja humanitaarabi on sellised valdkonnad, kus otsustamisel on väga raske sellest lähtuda alati, et näiteks isegi Skandinaavias, kus see teadlikkus on väga kõrge ja siis on nii, et inimesed toetavad palju rohkem näiteks looduskatastroofis kannatanuid kui poliitilises katastroofis, et see toetusprotsendi erinevus on hästi suur, aga me ei saa ju nagu öelda, et hea küll, et me hakkamegi nüüd ainult maavärina ohvreid abistama ja mitte sõjaohvreid. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et kuna ma olen ise palju Afganistanis reisinud ja aastaid sellega töötanud, et siis muidugi see on mulle väga südamelähedane teema, et me kuuleme poliitikutelt, et me ei tea, mis seal nüüd saab, samas kui meie enda projektid kõik toimivad, on tulemuslikud, ei ole olnud erilisi tõrkeid, et siis minu jaoks see küsimus on pigem vastupidine, et kui
kui poliitikud ütlevad, et me ei tea, mis Afganistanis saab ja sellepärast me ei taha seda toetada, et siis ma ütleks pigem vastupidi, et ma ei tea, mis Afganistanist siis saab, kui me seda enam ei toeta. Et 90% nende majandusest on praegu välisabiga seotud, see on olnud teada ja üks kogemus sellest on juba ju olemas, et kui kõik sealt eemalduvad või ära tulevad, et mis siis sellest riigist saab. Et see ei tundu eriti vastutustundlik selle tõttu sealt lahkuda. Hästi, ja viimane küsimus või kommentaar Ivarel. Tuleviku arenguabi programmiga seoses mõned mõtted lisada ja ma lähtuksin 40-aastase kogemusega sakslaste siis väljaöeldust täna Bayeri poolt, et arengukoostöö saab olla efektiivne ainult siis, kui sellel on kolmekordne triple siis win-win-win projekt taga ja see tähendabki, et Eesti võikski selle juhtmõtte võtta, et teha ainult selliseid projekte, mis oleksid nii-öelda triple win projektid, et vältida korruptsiooni, ebaefektiivsust, niisama lihtsalt rahva lollitamist, et antakse raha ära ja siis rahvas ütlebki, et mille jaoks meil seda vaja on. Aga kui nendest projektidest saab võitu ka Eesti, saab võitu sihtriik ja saavad veel kolmandad osapooled võitu, siis ka ühiskondlik arvamus automaatselt muutub positiivsemaks. Ja need valdkonnad, kus Eesti oleks kompetentne siis arenguabi andma, kahtlemata ei ole see reformi, nagu ka sakslane ütles, ei saa eksportida ega importida, aga saab tehnoloogiat importida ja siin Urmasel on õigus, et infotehnoloogia on üks valdkonda, neid e-teenuseid, ka meditsiinivaldkonda, me saame saata tehnoloogiaid ja tehnikuid, kes aitavad arendada e-teenuseid, see oleks esimene valdkond. Teine valdkond, kus meil on ekspertiis ja tehnoloogiad, on see põlevkivi, muidugi selline piiratud valdkonnad, aga kahtlemata Jordaania ja miks mitte ka mõned teised riigid, kus on põlevkivi saaks, oleks meil win-win. Kolmas valdkond on kahtlemata põllumajandus ja eelkõige piimakarja kasvatamine, kus me saame ka tõuloomi ja spetsialiste saata ja toodangut, näidiseid eksportida ja neljast meditsiin, millest oli ka juttu. Ja need valdkonnad peaks olema suunatud just nimelt väikestele riikidele, kes võiks tõesti poliitiliselt meid toetada kuskil rahvusvahelistes organisatsioonides ja lõpetame ära nende suurte riikide abistamine, kus importida või eksportida ikkagi reformi kogemust ei saa, ei ole võimalik. Aitäh! Aitäh! Nüüd alustame Urmasest. Urmas, sa pead vist lahkuma. Tulin varem ka, eks ole. Jah, me jätame viimase sõna Markole. Okay. Aitäh, et ma võib-olla mõne lausega kommenteerin neid siis ütlemisi siin vahepeal, et kõigepealt oma meelest ma muidugi rääkisin enne risti vastupidist juttu, mis puudutab seda, et poliitikud ei taha Afganistani toetada, et minu seisukoht oli see, et vastupidi, et arengukoostööprogrammid ja tegevused Afganistanis igal juhul peavad jätkuma. Ma jõuan veel rääkida. Ja kui vaadata ka laiemat pilti, siis täna ikkagi meie oma tegutsemiskeskkond ehk ennekõike Euroopa Liit ja NATO, et seal mõlemas organisatsioonis on väga selgelt otsustatud, et arengukoostöö panustamine Afganistani jätkub veel vähemalt 5 aastat, sisuliselt samas mahus, mis ta on olnud seni ja siis on aeg uuesti teha neid vahekokkuvõtteid ja vaadata, mis saab. Nii et selles mõttes, et praegu mulle küll hetkel tundub, et selle panustamise pärast Afganistani nagu väga hetkel ei pea muretsema. No mina ei tea, Eesti riik on võtnud omale 5-aastase kohustuse NATO-s ja Euroopa Liidus, nii et ma ei tea, et mis see nüüd tõsine on, kas mõne ametniku eraviisiline jutt või see, mille on riik võtnud omale kohustuse 5 aastaks. Olgem nüüd tõsised siiski, eks ole. Nii, teine teema, mis puudutab seda, et kas Antiguale ala raha eraldamist on võimalik kuidagi seletada, ma arvan, et lõppude lõpuks kõike on võimalik seletada, mis ei tähenda seda, et kõigile kõik asjad nagu meeldivad, aga
aga no eks ta on seotud selle üleüldisema mõistmise ja empaatiaga ühiskonnas, et noh, et selles mõttes, kui me räägime sellest, et arengukoostöö peamine eesmärk on vaesuse vähendamine, siis ka nendes kaugetes kohtades see ju täpselt nii on. Ja noh, ega see on ka selge, et mida selgem on see projekt või asja sisu, noh, seda paremini ka seda üldiselt mõistetakse, et noh, et kui on ikkagi asja sisu näiteks see, et aidatakse, ma ei tea, sisustada kohapealset haiglat ja pärast seda noh, poole rohkem vastsündinuid jääb elama, siis ma arvan, et siin on väga selge arusaadav ja inimlik mõõde ja sellisest asjast ikka, kes vähegi inimene on, saabki aru, miks see oluline on. Nii et ega siis palju sõltubki ka nende asjade sisust. Ja nüüd see dilemma, et kui palju ja kas julgeb keegi poole häälega rääkida, et kui palju Eesti ise nendest arengukoostööprojektidest kasu saab, mis me teeme, ja siis ma arvan, et muidugi tuleb sellest ka rääkida, ja eks see kasu saamine, noh, selles mõttes ei ole ju enamikul juhtudele vähemalt mitte midagi nagu ebaeetilist või küünilist. Et see kasu on väga mitmesugune, noh, kõige, ütleme, lihtsam on noh, seesama a la viimane näide, et meie, ma ei tea, piima- ja kalatootjate toodang läks Ukrainasse humanitaarabiks, jah, võime öelda, et jah, kasu said mõlemad, said meie ettevõtjad ja said need, kellele see abi läks, no see on selline kõige lihtsustatum asi. Aga noh, kindlasti ma arvan, et on meie ühiskonnale kasu näiteks sellest, kui meie päästemeeskond käib humanitaarkriise kuskil lahendamas. Et noh, õnneks meil sellist häda ja viletsust siin pole olnud, aga no, ega me kunagi ju ei tea, kus need kogemused nendele inimestele peaksid tekkima, eks ole. Nii et selles osas ka see kasu on investeering meie oma professionaalidesse, kes mingil moel oma valdkonnas käivad neid riike aitamas ja noh, lõppude lõpuks on ikkagi, kui me räägime, et kogu see arengukoostöö on mõeldud sellise pikaajalise loona, noh siis see pikaajaline lugu lõpuks toob tagasi ka, et noh, tihti mõnikord ta toob suisa lühiajaliselt tagasi, et me siin on ju klassikaline näide 90ndate algusest, kuidas justkui tollal panid kõik imeks, et noh, mis pagana pärast taanlased ja muud meie siin lähemad eurooplased näiteks Eestit nii palju aitasid, noh, siis läks 3 aastat mööda ja kõik Eesti põllumehed ostsid Taani traktoreid, eks ole. Et noh, et selles osas, ega see on ju väga selge, üks vaesuse vähendamise eesmärke on ju tegelikult, midagi ei ole öelda, on ka ostuvõime suurenemine, uued turud ja kõik sellega kaasneb. Nii et ja siin ei ole ju häbimäärselt midagi, et see on ju täiesti okei, kui kuskil maailmas inimesed paremini elavad ja muu hulgas suudavad näiteks osta ka Eesti tootjate tehtud asju. Nii, aga ma ütlen aitäh huvi eest, et ma nüüd lähen ära, et arutage tähtsalt edasi, palun. Kohe näha, et rahvas on nagu üles soojenenud. Tahtsin jah siis paar siis hästi efektiivset kommentaari teha, et esiteks, mis puudutab seda Marko märkust ja Eesti arenguabi minekut Euroopa Liidu rahastuse hulka, mis läheb siis arenguriikidesse, et noh, mida on siis väga suur maht meie eelarvest, arengukoostöö eelarvest, et ma arvan, et see on seal sellel põhjusel, et me ei taha dubleerida ressursse, et me usume, et Euroopa Liidus peaks olema ühtne poliitika, kuidas riikides arengupoliitikat tehakse ja riike aidatakse ja me usume ka, et Euroopa Liidu võimekus siin kogu maailmat vaadata, eriti kui me räägime siis Millennium Development Goalidest, et see kahtlemata on kõrgem kui Eesti oma ja AKU seisukoht on kindlasti, et see peab jätkuma, et me peame Euroopa Liitu panustama suures mahus. Nüüd omaette küsimus on see, palju me Euroopa Liitu ise saame mõjutada ja palju meie ametnikud saavad töötada selle nimel, et nende poliitikate parandamises kaasa rääkida. Ja korraga kommenteerida seda ÜRO väikeste siis armsate saareriikide äraostmist, et arengukoostöö peab lähtuma ju sellest, et ta ikkagi aitab seda abivajajat. Et see on pikaajaline ja läbimõeldud ja pikaajalisus ongi selleks, et väga lühikese aja jooksul midagi ei muutu. 3 koolitust ei aita inimese maailma muuta, vaevalt ka 5, eks ole, et on vaja pikaajalisemat tööd. Ja selle võrra ma kahtlustan, et sellised projektid on väga suure kahtluse all, et kas nad suudavad reaalselt neid inimesi aidata. Seega, ma kahtlustan, et eks selle üle me saame siis veel arutada, kui need arengukava arutelud tulevad, kui see peaks üles kerkima. Ja lõpuks jah, ma siis tahaksin meelde tuletada, et ka minu arvates see kasu arusaam, et kuidagi me ainult nendesse, kus saab kohe kasu, peame panustama ja sellesse, mis on pikaajalisem ja kus seda kasu ei paista ei ole, et see on väga selline piiratud mõtlemine, ma ütleks, et selles suhtes, kui praegu Süüria konflikt, kui me oleks suutnud töötada niimoodi, et Süüria konflikt oleks lahendatud või seal oleks olukord parem, siis ka NATO tähelepanu ei oleks praegu 100% või vähemalt suures mahus ISISel, ei oleks ka seda, et me kõik peame panustama NATO-sse koos selleks, et ISISe vastu võidelda.
et see on lihtsalt näide sellest, kuidas kasu on väga erinev ja väga erinevate perspektiividega. Aga et siis kutsun kõiki arutlema ja kindlasti Aku ka ise tegeleb sellega, et siis varsti kuuleme ja annan siis sõna edasi. Kuulge, Eesti sai kasu sellel laupäeval Nairobi Kibera slummis, kus tehti teeme ära koristustalgud 133. riigis nüüd selles seisukohast, et ma arvan, et neid tohutult palju pisikesi näiteid iga inimese, meie enda vabatahtlike ekspertide lähetuse raames tuleb tegelikult Eestile nii maines kui muus mõttes tohutu kasu, et ma arvan, ja kasu arengukoostöö tegemisel on ka eelkõige meil endil, sellepärast et meie maailm on ikkagi märkimisväärselt laienenud ja meie enda inimesed saavad tohutult kogemust, et võtaks seda ikkagi ka just nimelt sellise õppeprotsessina, ja sellel ei ole väike mõju meie endi kasvamisele ja lõppkokkuvõttes siis ka meie enda paremaks saamisel. Aga jah, kuna ma hiljem tulin, siis mul on natukene rohkem võimalust veel lõpuks mõned mõtted öelda, et kõigepealt arengukoostöö ja humanitaarabi vallas ees on väga viljakad aastad, sellepärast et maailm muutub keerulisemaks, kahjuks ohtudrikkamaks ja probleeme tuleb juurde, kus meil kindlasti tuleb kollektiivselt kas ad hoc või pikaajaliselt tegutseda. Ja ma arvan, et siin on, ma usun, et Eestil on väga hea positsioon oma partnerite seas seda tööd teha. Nüüd kiirelt mis oli avalik arvamus ja tunnetus, nagu kuidas see võib mõjutada meie poliitikavalikuid, siis ma arvan, et ega ühegi kunstliku kampaaniaga, ükskõik kui värvilised ja ilusad need voldikud ei ole või ükskõik milliseid üritusi ka ei korraldata, tegelik tunnetus tuleb läbi mingisuguse nii-öelda kõigile korda minema sündmuse ja ma arvan, et näiteks Ukraina toetus, mis on olnud ikka üleriigiliselt hästi nähtav, tunnetatav, on kindlasti üks näide sellest, et sa ei pea tegema mingeid täiendavaid kampaaniaid, vaid elu ise toob sulle selle teema kätte. Mina ei ole poliitiliselt tunnetanud, et avaliku arvamuse kas nõrkus või tugevus on kuidagi viisi meie valikuid täna otseselt mõjutanud, et seda kindlasti mitte, et ma arvan, et väga palju sõltub tegelikult kodanikuühiskonna enda aktiivsusest, millises suunas, kus liikuda ja milliseid projekte välja pakkuda, et nad tegelikult ka realiseeruksid. Ja ma arvan, et üks oluline komponent muidugi veel võib-olla lisada, et kui me kuhugi nagu arenguabi veidi suuremates summades anname, siis kindlasti oleks hea, kui selles oleks ka selline koostöökomponent juures, et meie välisesindus ise oma seal riigis asumisega näiteks võtaks ka võib-olla tõsisemalt seda valdkonda nagu kuidagiviisi, mitte ma ei ütle, et katta, vaid selles valdkonnas olla hea partner nendele, kes siis koha peal tööd teevad, et kindlasti on see piiratud, aga need 3 riiki, mida ma mainisin, täiesti selgelt aktuaalsed järgmistel aastatel. Afganistan ei kao muidugi kuhugi ja kindlasti oleks hästi rumal neid toimivaid projekte ja õnnestunud projekte kuidagiviisi piirama hakata. Mida ma silmas pidasin, pigem on see, et kahjuks ütleme, üldine selline võimalik etteennustatav tee Afganistanil saab olema väga suurte väljakutsetega. Ja küsimus pigem sellest, et kas see keskkond, kaasa arvatud ka julgeolekukeskkond, võib pikaajalises mõttes, peale ka 5 aastat näiteks, mida siin Urmas mainis, olla soosiv teatud meie tegevuste toetamisel või mitte. Ja Ivarile ma ütlen küll seda, et ma täiesti selgelt ei ole nõus, et Eesti ei saaks või peaks kuidagiviisi tegutsema oma reformi kogemuse jagamisel, et võib-olla see on natuke liiga kitsalt öeldud, et Eesti on nii väike riik, et meie jaoks ongi üks suurim abi andmine, meie teadmise edasi andmine, meie oskuse edasi andmine, meie võib-olla innovatiivsuse või innovatiivse mõtte edasi andmine. Et minu kogemus ka näiteks käies erinevates riikides, kus kaasa arvatud ka sellel aastal eriti palju loomulikult Ukraina kontekstis, oodatakse seda nõu, abi, teadmist, võib-olla käib ka läbi vaidlusmomendi, et tuletame ise meelde 90. aastate algusi, kui ka meile tegelikult pakuti erinevat nõu ja nii edasi, lõppeks me ikkagi valime selle, mis meile parasjagu sobib. Aga ma arvan, et see on ikkagi küllalt oluline komponent, ükskõik millest me ei räägi, kas tervishoiualasest koostöö abi andmisest Afganistanis näiteks,
Aafrika näideteni kuni siis tõesti võib-olla valitsussektorit, avalikku sektorit puudutava koostööni, mida näiteks idapartnerluskeskus teeb, nii edasi. Nii et selles suhtes minu arvates see pilt on igati positiivne selleks, et nüüd see uus arengukava hõlmaks kõiki neid huvisid, mis meil tegelikult ühiselt nagu välja peal on ja ma näen siin väga suurt sellist ühisosa, et poliitilises kontekstis ma ei tunneta küll kusagilt nende aastate jooksul, mis mina olen Riigikogus olnud, et kellelgi oleks väga selge kuidagiviisi selle vastu olev hoiak. Et pigem on lihtsalt alati teadmist vähem, kui ehk vaja oleks, et see ongi kõige olulisem tänasel päeval ka seda uut arengukava tehes, et lihtsalt me koos mõtleme. Aitäh, Marko! Ma pean moderaatorina vabanema esiteks, et see nii kaua on kestnud, aga ma usun, et te kõik nõustute minuga, et see oli ääretult huvitav ja ka kasulik hommik ja kõik oleme ära teeninud lõuna kõrvaltoas ja panelistid suure aplausi.